Mina olen siis Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse nõunik ja räägin siis abivahendite valdkonnas juba toimunud muudatustest ja ees ootavatest muudatustest. Võib panna järgmise slaidi. Natuke räägin, kui palju on meil olnud neid inimesi, kes on soetanud riigipoolse soodustusega kas siis puudest tulenevate funktsioonivajaduste rahuldamiseks või siis ka juba eaga kaasas käivate funktsioonihäirete nagu kompenseerimiseks abivahendeid. Aastas on siis saanud abivahendeid ligi 54 000 inimest. Kõige suurem hulk abivahendite saajatest on meil pensioniealised inimesed, keda on siis 42 000. Tööealisi on meil olnud 8500 ja tööealistel on siis abivahendi saamise eelduseks kas siis vähenenud töövõime või puude raskusaste. Lapsi on olnud 3600 ja puudega lapsi nendest on siis 1600 olnud ja ilma puudeta lapsi 2000. Ja täna siis ongi see abivahendite nagu saamise eelduseks ka siis puudest või funktsioonihäirest tulenev tegutsemise või osalemise piirang igapäevaelus ja tegemistest. Võib panna järgmise slaidi. Natukene ka sellist statistilist andmeid, see õõriku peal, siis vanaduspensioniealised inimesed moodustavad meie abivahendite saajast 78%, tööealised siis 16% ja lapsed siis 6%. Võib panna järgmise. Eelarve abivahenditele on olnud siis 13,5 miljonit ja nagu juba ennem öeldud, et kuna abivahendi saajatest kõige suurem hulk on vanaduspensioniealistel olnud, siis neile on abivahenditele kulunud 7,4 miljonit. Tööealistele 3,9 miljonit. Tööealiste abivahendite osas siis riigi osalus kaetakse sotsiaalfondi vahenditest ja lapsed ja vanaduspensioniealiste isikute eest maksame siis abivahendite riigi osaluse riigieelarvest. Võib panna järgmise. 2020. aastal oli siis ühe vanaduspensioniealise isiku abivahendite riigi kulu 177 eurot. Tööealistel 16 kuni siis vanaduspensioniga oli 462 eurot ja lastel siis kuni 18 on kulu olnud keskmiselt 589 eurot. Need on kindlasti nüüd seotud ka sellega, et lastel ongi võib-olla mitmeid abivahendeid korraga vaja, näiteks seisuraamid, mis on sellised suuremad, raskemad, mida ei ole võib-olla ka lapsevanemal näiteks mõistlik kooli, lasteaia vahet tassida, siis näiteks ongi need võib-olla 2 abivahendit ühesugust käes. Samas lapsed arenevad päris kiiresti, siis nende see abivahendi vajadus võibki olla ka suurem, et tööealistel samamoodi, et selleks, et nad püsiksid tööhõives aktiivsed, nad saaksid võib-olla koolihariduse omandamist jätkata, on ka nende abivahendite vajadus suurem, nad võib-olla vajavad kallimaid abivahendeid ja siis vanaduspensioniealistel on see abivahendi vajadus juba natukene väiksem, võib-olla need abivahendid ei ole enam nii kallid ja siis on ka nende kulu natukene väiksem. Etteruttavalt siis ütlen, et järgmisest aastast on kõikide sihtgruppide rahastus rearvestusliku kuluna. Hetkel meil nagu sellist rahakotti ei ole abivahenditele ka. Ma loodan, et hääl tuli tagasi. Ja nüüd on tagasi.
Meil täna oli hommikupoole oli meil oma ettevõtetega infopäev, et siis ka kahjuks mingil põhjusel Zoom hakkas meil ühel hetkel hakkima, meil hääled kadusid ära, siis oli see, et ka selle slaidide jagamisega tekkisid mingid probleemid, et ei oska öelda, millest see on tingitud. Aga võib järgmise slaidi panna. Et kuidas on võimalik siis abivahendeid soetada? Põhimõtteliselt on meie süsteemis kaks viisi. Üks on see nii-öelda tavaline tee, kus ka siis arst on rehabilitatsioonimeeskond rehabilitatsiooniplaani koostades tuvastanud abivahendi vajaduse või on ka näiteks füsio- või tegevusterapeut, ka pereõde või ämmaemand näiteks tuvastanud abivahendi vajaduse, siis inimene läheb selle abivahendi tõendiga abivahendi ettevõttesse ja saabki soodustusega abivahendit soetada. Et ma mainisin enne, et meie puhul on ka tõendi väljastajaks pereõde ja ämmaemand, siis nemad saavad tõendeid väljastada nendel juhtudel, kui nad on ka siis läbinud meie poolt korraldatava täiendkoolituse või siis alates 2021 on nad lõpetanud õe või siis ämmaemanda eriala ja siis on neil juba automaatselt õigus neid tõendeid väljastada. Samuti on võimalik abivahendit taotleda erimenetluse teel, kus siis ongi spetsialisti poolt väljastatud arstitõend ja inimene teeb siis Sotsiaalkindlustusametile taotluse. Ta võib taotleda taotlusega kas siis endale piirhinna suurendamist, et kuna meie abivahenditele on kehtestatud piirhinnad, aga inimesele sobiv abivahend on oma täishinnalt võib-olla kallim kui see piirhind, et siis on võimalik taotleda piirhinna suurendamist. Samamoodi on võimalik taotleda omaosaluse vähendamist, koguse suurendamist, uut abivahendit enne olemasoleva kasutusaja lõppu ja on ka võimalik taotleda näiteks teenuse muutust ja meie loetelus on mõnede abivahendite juures juba märge, et seda abivahendit ongi võimalik siis erimenetluse taotluse alusel taotleda. Taotlusele on juurde siis vaja seda arstitõendit, on juurde vaja ettevõtte hinnapakkumisi ja siis need dokumendid tuleks meile saata, meie teeme nende põhjal otsuse ja siis saab selle otsuse ka inimene minna abivahendi ettevõttesse seda abivahendit soodustusega soetama. Võib panna järgmise slaidi. Et juba enne ma ka mainisin, et meil on siis 173 teenusepakkujat, kes siis osutavad teenust üle Eesti 487 erinevas teeninduskohas ja osadel ettevõtetel on juba ka valminud e-poed, mille kaudu on siis võimalik soetada selliseid lihtsamaid tooteid, näiteks inkotooted, mida saab siis endale ka näiteks posti või pakiautomaati tellida. Et kindlasti nende toodet nagu siis e-tellimuse esitamisel eeldame, et inimene on saanud juba ettevõttes neid tooteid niimoodi tutvuda, et ta teab, millised need tooted on, kui ta esmaseid võib panna järgmise slaidi. Nüüd on, kas te nüüd kuulete? Ja kuuleme. Väga hea, sest et ma siin vahepeal nagu loen, et ta hakib väga. Et siin on võimalik siis endale valida maakonda, et kas siis Harjumaa, Viljandimaa, Pärnumaa ja saab ka valida tootekategooria järgi, et milliseid abivahendeid inimene siis sobib, otsib
ja millist ettevõtet ta siis nagu tahab. Et võib panna järgmise slaidi. Mida me oleme vahepeal teinud, ja mida me tegelikult täna ka veel edasi teeme, on see, et me arendame oma abivahendite e-teenust. Et meie eesmärgiks on saada siis inimese jaoks täielikult paberivaba teenus, mis siis võimaldaks nende abivahendite tehinguid teha lihtsalt ja mugavalt ja et ei oleks vaja dokumente siis paberkandjal kaasas kanda. Et eelmise aasta oktoobris liikus siis meie abivahendite tehingute tegemine digitaalseks ehk siis ettevõte saab juba jooksvalt pärida, kontrollida inimese õigustatust meie infosüsteemist, mis siis tõi kaasa selle, et eelmise aasta lõpus kadus ära ka paberkandjal isikliku abivahendi kaart. Ja selle süsteemiga läks tegelikult ka paremaks see, et kui inimene läheb nüüd abivahendi ettevõttesse ja ettevõte teeb temaga seal päringu, et kas tal on õigus abivahendit saada, siis süsteem annab ka juba või nagu ettevõttele infot, et sa võid rakendada automaatselt seda 95% riigi osalust. Et kui meil varasemalt oli see, et inimene pidi selleks, et nüüd oma osalust vähemaks saada, esitama meile taotluse, siis nende erimenetlustega oli võib-olla aasta jooksul 40-50 inimest, kes kasutasid seda võimalust. Siis kui me vaatasime seda inimeste arvu eelmise aasta andmete põhjal, kes olid saanud toimetulekutoetust, siis tegelikult ja kes olid ka soetanud abivahendi, siis see arv oli kordades suurem. Et täna tegelikult, et kui me vaatame ka seda, et elektri hind tõuseb, inimesed võib-olla on siin selle koroonaperioodiga kaotanud ka töö, aga abivahendi vajadus on, siis tegelikult abivahendi ettevõttest tuleb juba see välja ja ettevõte saab seda soodustust nagu suuremal kujul rakendada. Et võib panna järgmise slaidi. Inimesed siis näevad oma varasemaid abivahendi tehinguid ja ka uusi tehinguid meie kodulehe kaudu siis iseteenindusse minnes. Et siis, kui kodulehed meil lahti teete, siis seal nurgas üleval on iseteeninduse koht ja sinna saab siis ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga sisse logida ja siis kuvatakse kõik need tehingud, mida inimesega on tehtud ja sealt on võimalik ka siis vaadata, et millal tal on õigus nagu sedasamat abivahendit uuesti saada või kas tal on täna veel olemas limiiti, mis on tal kasutamata. Võib panna järgmise slaidi. Arendame ka oma teenust sisuliselt, et selleks me siis teeme hästi tihedat koostööd erinevate partneritega, ühingud, erialaliidud. Sotsiaalministeeriumi juures on näiteks meil ekspertgrupp, kes siis ka mingeid erinevaid olulisi teemasid siis aitab meil nagu arutada ja mõelda, et kuidas selle teemaga võiks edasi minna. Eks see annabki tegelikult ka hea võimaluse nagu meil endal teada saada, et millised on meie valdkonna väljakutsed. Siis samamoodi abivahendite eritaotluste menetlemine, et siin me tegelikult näeme, millised on need inimeste erilised siis vajadused, mida võib-olla on ka võimalik näiteks meil määruse tasandil lahendada. Et näiteks päris palju tuleb meil taotlusi sisse trepironijate soetamiseks, siis nüüd me olemegi teinud trepironijate osas ettepaneku, et lisada need määrusesse, et inimene ei peaks hakkama seda enam erimenetluse taotlusega taotlema. Tegeleme ka partnerite koolitamisega, näiteks rehabilitatsioonimeeskonnad, meditsiinipersonal, õed, arstid, just selleks, et oleks ka nõustajatel anda siis inimestele paremat infot. Ja kindlasti me siis üritame oma hüvitamistingimusi pidevalt ajakohastada, et iga-aastased määruse muudatuste ettevalmistamised on. Näiteks ongi, et kas siis piirhinna suurendamised, koguste suurendamised, uut abivahendite loetellu lisamine, juba olemasolevate abivahendite osas mingisuguste täiendavate erisuste tegemine, et sellega me pidevalt nagu toimetame. Võib panna järgmise slaidi. Et annangi natukene ülevaadet, et mida me siis oleme nüüd järgmisse aastasse nagu planeerinud, et need on hetkel ettepanekute tasandil, et tänase seisuga me loodame, et need jõustuvad siis 1. jaanuarist 2022.
et me oleme siis teinud ettepaneku tõendiväljastajate ringi laiendada üldarstide ja arst-residentidega. Et täna me tegelikult näeme, et väga paljudel juhtudel on ka arst-residendid ja üldarstid pädevad tuvastama abivahendi vajadust. Täna on meil öeldud, et abivahendit võib-olla võib vajadust tuvastada näiteks perearst või eriarst, siis need kaks arstide sihtrühma tõenditena nagu väljastada ei saa. Ometi nad oskaksid seda väga hästi teha. Siis 1. jaanuarist 2022 hakkab ortoose, sealhulgas siis tallatugesid, kateetreid ja uriinikotte hüvitama Eesti Haigekassa. Et meie loetelust lähevad need siis välja. Et meie siis olemegi teinud ettepaneku lisada meie loetellu trepironija, teise kõrva heliülekandesüsteem ja kurtidele mõeldud beebimonitori. Ja samamoodi me oleme siis ära kirjeldanud need inimesed, kes need abivahendid vajaksid, siis rahvusvahelist funktsioneerimise klassifikaatorit kasutades ehk siis seda RFK-d, mis annab võib-olla ka tõendi väljastajale nagu selgema ülevaate, kellele, millistel tingimustel seda siis abivahendit võiks välja kirjutada. Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest oleme siis sellel aastal läbi viinud kuulmisabivahendi sobitaja koolituse, mille eesmärk on tõsta siis abivahendi ettevõtetes nõustamise kvaliteeti ja tagada selle, et see nõustamise kvaliteet ja näiteks audiogrammide tõlgendamine oleks ühesugune, et kõik saaksid nendest ühtemoodi aru. Samamoodi viidi siis sellel aastal läbi pilootprojekt abivahendi kompenseerimise ja meditsiiniseadmete hüvitamise süsteemi integreerimiseks. Ja selle pilootprojekti eesmärgiks oli hinnata, kui suur on nende tööealiste sihtgrupp, kellel ei ole siis tuvastatud puuet või osalist või puuduvat töövõimet, kuid kellel on abivahendi vajadus, mis siis on tegelikult neile võib-olla eluks väga oluline. Võib panna järgmise slaidi. Et natuke räägin ka sellest pilootist, et see siis viidi läbi 1. jaanuarist kuni 30. juunini ehk 6 kuud ja selles pilootprojektis osales kokku siis 3103 inimest. Lepingupartneritest osales siis pilootprojektis 34 ettevõtet, kus siis tehti 4425 tehingut. Et kõige suurem siis nende inimeste arv, kes käisid pilootprojektis abivahendit soetamas, oli siis vanuses 49–58. Et seal tegelikult oli see abivahenditele kulu võib-olla ka kõige suurem ja see vajadus ka kõige suurem. Mingil põhjusel kadus korraks levi. Ja võib ka panna järgmise slaidi. Et siit on siis näha, milliseid abivahendeid soetati pilootprojektis kõige rohkem. Et kõige rohkem oligi tehinguid individuaalselt valmistatud tallatugedega, mida siis soetati 1572 korral. Ja kõige vähem oli neid inkotooteid ja siis neid käimisabivahendeid, näiteks ratastoolid. Võib panna järgmise slaidi. Et siin on siis kulu, mis kulus sellele projektile siis. Et kõige suurem kulu oli ikkagi individuaalselt valmistatud tallatugedele, mis oli siis 64 000 eurot ja kõige väiksem oli siis käeosade proteesidele, mida siis soetati ka. Võib panna järgmise. Et kuna ma juba ka ennem ütlesin, et pilootprojektis osales siis üle 3100 inimese, siis nendest inimestest läks 9% ehk siis 284 inimest taotlema endale ka siis puuet või osalist või puuduvat töövõimet ja neist siis omakorda 90 inimesel see ka tuvastati.
et tegelikult on see väga väikene number. Et siit võib korraks ka edasi panna. Et siin ongi nüüd välja toodud siis järeldused sellest pilootprojektist ja meie edasised ettepanekud. Et tegelikult ongi, et vaja siis veel täiendavalt või selgemini ära täpsustada need rakendamistingimused, millistel juhtudel on abivahend inimesele näidustatud. Et kui vaatame neid ortopeedilisi abivahendeid, mis siis moodustasid 65% pilootprojekti kulust, siis seal oligi näiteks põhjuseks see, et inimesel oli omandatud lampjalgsus või jala ristvõlvi lamenemine ja siis nüüd 2002. aastast hakkab neid hüvitama Eesti Haigekassa, kus siis nende abivahendite vajadust on täpsemalt ka tegelikult hinnatud. Et inimesed nendest abivahenditest ilma ei jää, aga võib-olla see vajadus on nagu täpsemalt ära hinnatud. Et ühe isiku kulu keskmiselt oli 45 eurot ja vajadused olid tegelikult suht väikesed ja tihti ka ajutised, et võib-olla vajatigi ka osasid abivahendeid näiteks peale operatsiooni või traumat, mis tegelikult täna peaksid olema ka juba Eesti Haigekassa alt hüvitatavad. Võib järgmise panna. Et seoses sellega, et inimene saaks selle abivahendi võimalikult kiiresti, siis olemegi nüüd ekspertgrupiga hakkama jälle siis kokku istuma, et arutadagi, millised võiksid olla need abivahendid, kus see abivahendi vajadus on nüüd ja kohene, mis tegelikult võiks samamoodi olla puudest lahti seotud. Ehk kui me täna võtame, et meie abivahendi süsteemist on võimalik saada ilma puudeta, osalise puuduva töövõimeta abivahendeid siis, kui on inimesel vaja kas siis rinnaproteesi, silmaproteesi või kuulmisabivahendeid, siis tegelikult see pilootprojekt ka näitas, et näiteks inkotoodete osas 2 käe ratastoolid, kus see vajadus tekib ootamatult. Inimesel ongi mingi õnnetus olnud, tal on mingi operatsioon olnud või tal on ka insuldi järgselt nüüd ja kohe vaja teatud abivahendeid, et ta saaks neid kohe, et ta ei pea nüüd hakkama kiirustama, et ta saaks puude või osalise puuduva töövõime. Et see puudutab just neid tööealisi inimesi. Et kui on nüüd lapsel vaja abivahendit või on vanaduspensionieal isikul vaja, siis tema saab tegelikult koheselt. Kui on õnnetus või operatsioon olnud, tal on vaja seal mingisugust, ma ei tea, ratastooli, karku, et tehakse tõend ja ta saab selle abivahendi. Aga täna need tööealised, kellel oleks kohe ja nüüd vaja neid abivahendeid, siis nemad jäävad nendest ilma. Samamoodi on meil vaja leida selline kaasaegne moodus siis neile inimestele, kes neid abivahendi vajadusi tuvastavad, et nad saaksid teha seda kergelt, ühestel alustel ja et see abivahendi väljakirjutamine oleks nagu hästi selge. Ja seetõttu me siis proovimegi järgmisel aastal leppida tõendiväljastajatega kokku selles metoodikas, mille alusel ja milliste detailsustega seda abivahendi vajadust tuleks hakata hindama siis, et me saaksime selle abivahendi paberkandjal tõendi nagu ära kaotada ja saaksime seda samamoodi teha elektroonselt, nagu on Eesti Haigekassal.